Tšau! Teisipäev. Ma kogu aeg, või no mitte kogu aeg, jälle ülidramaatiline, aga alati kui ma alustan neid klippe, ma olen ülimõjutatav. Ja vahepeal ma mõtlen, et kas ma alustan nagu nii nagu mingi teine YouTuber on just alustanud, keda ma hiljuti vaatasin, et mul on tegelikult see, et ma vaatan seda, ma olen rääkinud ka sellest varem teiega sinna, aga et ma vaatan neid Merilin Kahu vlooge ja siis ta nagu alustab vist niimoodi, et tere kaunist midagi ja kätte on jõudnud. Ühesõnaga, nüüd mul jookseb kokku, aga noh, kes vaatab, see teab, et ta nagu alustab hästi sarnaselt kõiki oma neid klippe ja vahel ma olengi nagu täiesti selles mõttes alustanud samamoodi ja siis mõelnud, okei, see läks nüüd natukene sinna nüüd, kuhu ma üldse ei plaaninud minna. Aga praegu ma sõidan koolitusel, mul täna mega tihe päev, mul olid hommikul tunnid, siis ma läksin koju, paluks nüüd aplausi, sest ma saatsin ära tšekid raamatupidajale, kuigi mul on seal veel nipet-näpet teha ja tegelikult mul on vaja nüüd arveid hakata tegema, sest et täna on 2. aprill, jumal tänatud, see 1. läbi on. 1. aprill. Ma õnneks ei teinud keegi mulle ühtegi sellist nalja, mille õnge ma oleks väga langeda võinud, kuigi lapsed üritasid päev otsa. Aga jah, et siis ma tegin kodus neid raamatupidamise asju ja igasuguseid muid asju ja siis valmistusin selleks koolituseks, kuhu me läheme. Kuhu me läheme, ma ütlen sellepärast, et ma kaasasin paar õpilast sinna. Et me teeme sükest podcasti töötuba ja kuna me oma õpilastega teeme ka podcasti, siis ma kaasasin paar sellist aktiivset noort sinna koolitusele. Minu arust see on väga hea mõte. Mul on väga hea mõte. Ühesõnaga selles suhtes, et need, kes tellisid koolituse, need ka nagu arvasid, et see on väga hea mõte ja noortele on see super kogemus ja eks näis, kuidas läheb, et kui läheb hästi, siis ma tulevikus kindlasti proovin veel neid kaasata just selle kogemuse pärast. Aga jah, et selline natuke ärevus on sees, sellepärast, et kui ma olen harjunud nagu üksi koolitama, eks, ja ma sõltuvad need koolitused ainult minust, et siis kui on sellised, ma olen väga halb delegeerija, ütleb lihtsalt otse on selle asja nimi. Aga nüüd on jah, kõigepealt esimene missioon on see parkimiskoht leida ja pärast ma pean tegelikult veel minema linnavalitsusse ühele koosolekule ja siis on jälle see parkimiskoht vaja leida. Et see nagu selleks, aga mul lihtsalt tuli meelde see, et eile ma tahtsin tegelikult seda rääkida, miks igal ühel on vaja ühte asjalikku 13-aastast koju. Et eile mul oli üks neist päevadest, kus mul oligi hommik tihe ja siis suhteliselt vara sai tööpäev läbi, aga nagu see hommik oli okei, ma nagu sain käima normaalselt, aga siis pärast tuli see tavaliselt, kui mul on see energia kukkumine kuskil 2-3 ajal, siis ta tuli mul juba kohe pärast seda, kui ma lõpetasin töö ja ma olin nagu nii uimane ja väsinud ja unine. Õnneks Kerli pärast kirjutas, et tule paariks tunniks päikese kätte istuma ajad, siis läksin istusin ja tegi paremaks natuke olemise. Aga üldiselt ma päeva jooksul ei saanudki käima ja siis mul see 13-aastane helistas päeval, ta ikka helistab, tal on väga palju ideid kogu aeg, mida ta tahab teostada, aga ta ei saa nagu, kuna ta on 13, ei saa neid üksi kõiki päris teostada, siis tal on vaja nagu, et mina ka seal pundis oleksin. Ja siis ma nagu ütlesin talle lihtsalt mingi asja peale lõpuks, et tead, ma lihtsalt ei jaksa, et ma ei suuda seda infot vastu võtta, et ma lihtsalt ei suuda nagu käima saada ennast täna, et see on täiesti masendav nagu. Ja siis ta ütles mulle, et emme, ära muretse, et see on täiesti okei, kui sa absoluutselt iga päev ei suuda ennast nagu maksimaalselt käima tõmmata, vaata. See on okei, see on normaalne, niigi võib ka olla. Ja siis ma nagu mõtlesin, issand jumal, sellised tarkuse terad, minu endal tarkuse terakeselt vahel on vaja, et keegi ütleks sulle seda väljastpoolt, kuigi sa tegelikult nagu tead seda ise ka, on. Igal juhul, ma pean nüüd lõpetama, aga soovitan igale ühele, kui teil on vaja niisugune päev, et ei saa nagu aru, mis te tegema peate ja mis toimub ja kõik on kuidagi veider, siis
küsige oma 13-aastaselt nõu või kes iganes teil on sellele vanusele kõige lähemal. Ma ei tea, ma pargin ära, ma loodan, et siia tohib hakkama jooksema. No tšau. Ilukarp tuli ära. Ausalt öeldes on natuke hirmus juba. Eile tuli ära ja mul pole isegi olnud, ma ei ole vaadanud, mis seal peaks olema. Aga juba ma tean, et mulle tuli mingi meil, et mulle tuli variant 2, nii et ma eeldan nagu, et seal on mingid täiesti teised asjad nagu nii. Et mul ei ole mõtet isegi vaadata, aga meile siia piirkonda tuleb mingi variant 2, kuna see tuleb teistest vaheladudest, siis Saksamaal on vist üks vaheladu ja üks on Poolas. Aga mul on selline väikesed igakuine toetusgrupp inimesed, kes veel ka tellivad, kirjutavad ja kõigile jõudis ja kõik kirjutavad ja tegelikult ma poleks viitsinud hakata seda praegu lahti tegema, aga ma tahan teada, millest nad räägivad ja selle tõttu ma teen siis enda oma ka lahti ja vaatame, paneme pärast, siin ei ole mingit infot, ei ole isegi mingit QR-koodi, kust otsida midagi. Point on selles, et lubadus on neil, et üle 50 naela eest on siis asju igas karbis, aga see keegi nüüd just kirjutas, et tema arust on nagu need karbid alati väiksema väärtusega, mis meile tulevad, kui need, mida siis reklaamitakse kodulehel. Aga eks selle väärtusega on nii ja naa, et peab olema see lubatud väärtus ja tegelikult oleneb sellest, et kui palju saab kasutada neid asju ja kellele mis asjad meeldivad, et üldiselt, ma ei tea, et üks inimene isegi oli kirjutanud 2 kuud järjest sinna kliendi toele ja sealt oli kogu aeg tulnud ka mingi hästi ümmargune vastus, et ma ei ole isegi ausalt öeldes lugenud läbi neid tingimusi, et ma ei tea, mis nad nagu ütlevad seal kodulehel, et kui neil on see, et selle kuu karpi on need asjad, et kas kuskil on mingi väikses kirjas, et osadel ei ole need asjad või ma ei tea, ühesõnaga. Aga igal juhul teeme selle kuu karbi lahti, vaatame, mis siin on, 6 asja peaks siis olema. Nii. Esimene on siis palsam, mis on põhimõtteliselt, peaks olema nagu kuivadele kohtadele, et võid huultele panna, võid, ma ei tea, küünarnukkidele panna, ei, siin on üldsegi, et huultele ja võib panna põskedele näiteks, põsepuna asemel siis. Et selline asi. Ma ei tea, mul on niisugune tunne, mulle ei meeldi need kreem, põsepunad sellist, mis nagu kleepuvad jäävad ja ma ei oska selles mõttes absoluutselt öelda, kas see on nii või ei ole, aga kuidagi mulle tundub, et need huulepalsamid on veits see kleepuva koostisega tavaliselt. Ja et ma ei ole kindel, mul on ka neid vedelaid põsepunasid piisavalt, et nii, siis on siin eraldi paberisse pakendatud üks asi, aga tundub nagu mingi väike tuub. Puhastab mudamask haavalt, selle ma panen kohe tagasi siia sisse, sest ma tean, et seda ma kasutama ei hakka, sest mulle tundub, et need mudamaskid ei ole nagu sellisele kuivale õrnale nahale kõige paremad, et võib-olla nagu rasusele nahale, küüned on korrast ära, meik on eilne peal. Nii, 3. asi. 2 seda väikest meigieemaldus mikrofiiberlappi. Need on selles mõttes jumala kasulikud, et ma kasutan neid näo puhastamiseks ja tooniku panemiseks ja siis ei pea neid vatipadjakesi kasutama. Vatipatti ma põhimõtteliselt kasutan ainult küünelaki eemaldamiseks. Et muudeks asjadeks mul on kõikideks need mikrofiiberlapid. No praeguseks ei ole väga põnev karp, ütleme nii, aga ma ütlen, ega see motiv või nagu see tuhh läheb nagu alla ka, kui on kogu aeg see, et lubatakse ühtsest asju, siis on teised ja siis isegi kui nendes asjades on midagi, mis võib-olla meeldiks, siis kuidagi ei tunne rõõmu sellest väga. Nii, 3. on hüaluroonilise happe ja C-vitamiiniga seerum. Hommikuti näo nahale ja kaelale siis panna. Me oleme seda saanud ka siit karpidest varem.
Aga noh, see on hea toode selles mõttes, et hüaluroonisuse happega tooted on head ja meigi alla tuleb lihtsalt katsetada. Mõni asi sobib, mõni ei sobi. Ma praegu olengi paar päeva jumala puusse pannud meigiga, sellepärast, et ma olen katsetanud nagu erinevaid selliseid nii-öelda primerina või selliseid erinevaid asju, mida ma panen jumestuskreemi alla ja ei ole, ei ole väga hästi läinud nendega. Aga noh, ma ei mäleta seda ausalt öeldes, kas see on normaalne või ei ole. No 2 asja on veel. See on siis peanahale kooria. Seda me oleme varem saanud ja mingist advendikalendrist ma sain isegi mingi hiiglasliku suure, siis ma nagu väga ei tahtnud neid kasutada, sest et mul olid need juuksepikendused, nüüd on nagu selles suhtes okei, aga küsimus on nagu natuke selles, et ma arvan, et mul ei ole nagu vaja lihtsalt seda peanahakooriat, sest et mul ei ole nagu peanahaga erilisi probleeme ja nagu ma ütlen, selles mõttes, et mina arvan, et ei ole vaja parandada midagi ära, mis ei ole katki, on. Et mul ei ole mõtet mingeid tooteid hakata kasutama, mida mul ei ole vaja. Nii, ja viimane asi on kulmukeel. Tundub, et ta on... Ma vaatan. No, ma eeldan, et ta on see läbipaistev, sest tavaliselt nad on, et selline kulmukeel. Ütleme niimoodi, et pooled asjad ma kasutan, pooled ei kasuta seekord, et polnud minu jaoks nagu mega hea karp, rohkem siuke aprillinalikarp. Aga ma neid selles mõttes kasutan ja siis seda hüaluroonisuse happega seerumit. Meil lihtsalt on see, et mul on 1 pooleli ordinary oma ja täpselt hüaluroonisuse happega seerum ja 1 on veel varuks, sest ema ostis L'Oreali omast millalgi. Ma ei mäleta, kas see teise tasuta kaasa või mingi värk oli, kas ta tõi teise mulle, nii et mul on need varud tegelikult nagu päris suured. Aga seda asja, seda huulevärki võiks proovida, vaadata. See siis selline. Natukene peaks mingit tooni andma. Mul praegu tuultal midagi peale ei ole. No, ta on päris ongi täpselt sama värvi nagu see tuub. Pole just vist minu toon. Pluss ta on nagu natuke ebaühtlaselt jäi peale. Ta ei ole kleepuv tegelikult. Ta tegelikult ei ole kleepuv. Proovime korra siis siia põse peale. Põse punaks, ega siin mingit põhja eriti alles ei ole ilmsest, nii et ei tea, kuidas ta jääb. Aga no tegelikult nüüd ma siin ikkagi tunnen, veits on kleepuv. Ja. Ta on ilus toon ja ta tegelikult suhteliselt lihtne hajutada ja ma arvan, et ta on isegi kui väga tume nahkijana on päris hea suveks. Aga ta on ikkagi siuke kleepuv. Et noh, kui randa lähed näiteks, paned peale selle, siis ma arvan, on see liiv siin suht kõik küljes. Et jah, selline ilukarp seekord. Ei oskagi nagu väga midagi kommenteerida rohkem, et noh, oleneb, mis siin see väärtus tuli, et noh, ma eeldan, et see väärtus tuleb nagu täis, see lubatud väärtus, aga noh, midagi nagu väga põnevat otseselt ei ole, et noh, saab kasutada mingeid asju, ei oska mitte midagi kommenteerida. Ütleme nii, et kui ikkagi ma 5 aastat tagasi tellima neid hakkasin, on ju,
siis siis tuli ka vahel viskas siukseid jamamaid karpe ja vahel viskas nagu põnevamaid. Siin on lihtsalt see, et minu arust nagu paljud asjad on nagu olnud juba, et see on jälle see küsimus, et kas nad on mingist vanad ülejäägid. Nende lappide puhul pole vahet, on ju. Aga jah, selline karp ja nüüd ma lähen vaatan, mis see inimene mulle kirjutas, sest nüüd ma tean, millest ta räägib ilmselt. Marjamüügilett on tulnud välja sulanud lume alt. No tšau! Ma ei tea mitu päeva vloginud. Absoluutselt. Mul on tööd on palju ja mul oli üks õhtu nagu mingi lambist 18:37 klõps nohu. Ja jumala hull, nüüd hakkab ju paremaks minema. Ja algus ma mõtlesin, ma hakkan haigeks jääma, aga siis ma rääkisin tegelikult ühe inimesega töö juures, et tal on allergia praegu. Et see õietolmu allergiat pole nagu vihma sadanud ja nüüd praegu täna on vihmane, aga et mul ei ole olnud kunagi õietolmu allergiat ja tegelikult ma mõtlesin, et ma peaks proovima mingit allergiarohtu võtta, aga nüüd mul on see kogu aeg meelest ära läinud ja siis ma ei ole võtnud. Tundub, et hakkab üle ka minema, et täna mul on veel pikk ja kiire päev ja aga homme ülehomme nagu kodukontori ma saan rahulikumalt natuke võtta. Et siis ma usun, et ma saan ennast täiesti terveks ravida. Täna on selline asi, et Abakanis on 5-7 kõik asjad -33%. Ja mammu tahtis ühte sellist lühikest kampsuni varukate laadset asja. Ja ühesõnaga ma peaks välja mõtlema paar mingit sellist projekti, mida ma lähiajal hakkan tegema. Ja ära ostma lõnga, aga ma lihtsalt ei tea selles mõttes, et 33% on päris suur nagu soodukas on ja. Et kas seal läheb mingi hulluks löömaks, mingi kudumis nende tarvete riiulite vahel. Kuidas see on, ma ei ole käinud nagu soodustust püüdmas nagu lõngapoes varem, nii et ja ma isegi ei tea, kas ma peaksin siis minema nagu 5 või 7 pigem rihtima. Et ja siis homsest kuni siis edasi on seal mingid päevad 20%. Aga ma ei tea, tahaks nagu kindlasti ära kasutada seda soodukat, sellepärast, et mul enda mantel hakkab valmis saama. Ja Laureni kampsuni jaoks on ka lõng olemas. Et hea oleks valmistuda, kui on soodukas. Aga praegu ma tulin teile näitama oma 100 eurost Selveri hooli. Sest et ma käisin Selveris, mul läks 104 eurot. Aga see on selline kuu alguse mingite veidrate asjade nagu varude täiendamine, mis nagu võtavadki suure summa ja lisaks on see, et mul on õpilastel vaja üks klass täna ära kaunistada ja kuna ma olen täielik udu ja pole mingit klassi raha kogunud, siis ma käisin ja ostsin ise ühe suure paki õhupalle ja ühe vaniku, et neil oleks lisaks nendele, mis nad ise võtavad millegagi kaunistada.
ja noh, seda põhimõtteliselt see ju läks ka mingisugune 12 või 13 eurot kokku, nii et selle võib sealt maha võtta. Aga siis ma nägin ühte peavõru, ühte leopardi mustrilist peavõru, aga ma tahaks nagu hullult peavõrusid kanda, aga mul on hullult hakkab nagu pea valutama või suruma siit kõrvade tagant, et ma ei saa tegelikult väga pikalt kanda peavõrusid, kuigi need oleks hästi mugavad, sest ma ei kannata, kui ma olen tööl või mida iganes nagu natuke siukses ärevussituatsioonis üldse ma ei kannata, kui mul juuksed on vastu nägu. Ja siis on jube hea nagu, kui on nagu millegagi need ära eest panna, aga ta maksis mingi 7 eurot, ma ei peaaegu, et praegu ei võtnud, ma ei viitsin. Küll aga ma mõtlesin neid väikseid klambreid, nendega on hästi hea külgede pealt ära panna juukseid. Ja siis ma võtsin uue küüneviili, sest et mul on vaja ühele üritusele minna varsti ja mul murdus küüs ära. Eile nagu täielikult, no nii nullist, kui saab. Ja see viimati, mis ma ostsin, ma ei mäletagi, kust ma ostsin, aga see ei olnud väga hea. Nii et nüüd ma ostsin sellise prooviks. Tahtsin nüüd seda uusi deodorante osta, mis olid sellised troopilise või suviste lõhnadega faa omadega. Üks oli ainult kibuvits ja üks oli passion fruit, mis ei ole ka nagu mu lemmiklõhn maailmas. Ja üks oli, muidu oli lahed, oli sandalwood nagu sandlipuu, aga koos roosiga. Nii et lõpuks mulle ükski ei sobinud neist. Võtsin mingeid teisi. Aga siis nagu ikka Nervostrong. Ja soodukaga oli see ilukollagen, mis on siis sidrunilaimi. Et praegu ma olen proovinud siis apelsini oma ja teine on maasikpiparmündi oma. Et apelsini oma on mu lemmik, aga seda ma olen nüüd tõesti mitu kuud igal hommikul võtnud. Ja mulle tundub küll, et nagu aitab. Aga ühesõnaga, et teoreetiliselt peaks see sidrunilaimi oma ka mulle meeldima, sest et sitrusomad mulle meeldivad. Nii ma panen need uhupallid endale kotti. Siis ostsin D-vitamiini uue, see oli ka mingi sooduk 8 eurot ja 4000-sed. Üks kapsel päevas 90 kapslit. Nii et väga hea diil minu arust. Siis muidugi ma alati lähen läbi kanaletist. Kanatiivad olid 50% soodukaga ja koivatükid olid 30% soodukaga. Nii et ma lähen koju, teen neist täna süüa või panen sügavkülma, et hea võtta sealt. Siis võtsin hambapastat. See on päris kallis hambapasta, aga Rando kasutab seda hambapastat. Ta nagu ütleb, et see on hullult hea ja tal on nagu hästi tundlikud hambad. Ülejäänutele ma võtsin seda, lihtsalt seda tavalist Colgate'i. 2 tükki. Siis mõtlesin, et võtan kofeiinivaba kokasiirot, sellepärast, et kofeiini pole alati vaja, aga juua tahaks, on ju. Proovida. Huvitavaks on sama maitse. Siis uue suuvee võtsin. Täna on, ma ei tea, keegi ütles ka ükskord, täna on jälle see kolmapäeva hommik poodi rahvast täis hästi palju, just selliseid eakamaid, kellelgi läks just see tööle, see on signalisatsioon. Aga ühesõnaga jah, see on mu lemmik ja juhuslikult oli see praegu ka kõige soodsam. Et see on ikka siuke mõnus, tõmbab nagu mõnusalt värskeks suu. Ja siis võtsin selle deodorandi. Ma olen proovinud neid orgaanilisi ja igasuguseid ja mõni hommik ma lihtsalt ei viitsi nendega jännata, sellepärast et see spreiga on hästi vedel ja see kreem nii-öelda on nagu potsikus ja seda peab näppudega ja ta on hästi nagu kõva ja ta peab tükk aega sulatama ja siis ühesõnaga mõni hommik on lihtsalt nii kiire, et ma praegu lihtsalt kasutan ikkagi neid. Ja siis ostsin selle uue pudeli. Ma mõtlesin, ma ei osta enam kevadel, et noh, päike hakkab tulema ja nahatoon läheb tumedamaks, et äkki mul ei lähe vaja. Aga mul on täiesti otsas see 115 toon, mul on 2 tooni, 115, 120, need ma aasta ringselt, siis segan, noh, talvel on see üksi on ja suvel on teine üksi ja vahepealsetel aegadel segan kokku, nagu et paras toon saada. Normaalsest kuiva nahani on see minu arust nagu kõige parem ja see oli praegu Selveris soodukaga ka. Ja siis ostsin oma seda toonikut. Seda lemmikut toonikut ma proovisin nüüd seda, mis see on, A. Le Coq'i kreibitoonikut. See oli nagu hästi magus ja siuke longer maitsega pigem, aga see on niisama, ma joon
ma ei tea, õhtuti, kui tahaks midagi, mis ei ole soe ja mis on nagu käredam natuke. Siuke, et vanasti võtsin klaasi veini, on ju, siuke tunne. Siis ma nüüd võtan seda toonikut. Et see on mul tõesti siuke. Ilma milleta ma ei taha. Ei saa, või saaks, aga ei taha. Võt, aga selline asi, siis mul on hädaolukordadeks need. Mõnikord on hädaolukorrad. Ja siis teine deodorant veel ja teine hambapasta ja sellised asjad. Et nüüd ma panen need asjad kokku. Võtan ära D-vitamiini, sest et mul on see tegelikult juba tükk aega otsas olnud. No mitte tükk aega, ma võtsin vahepeal ühte teist, mis ma lastele ostsin ja mitu tükki, aga need on siuksed head suurusega. Kui hästi üritada, lähevad niisama alla. Tegelikult läksin sinna letti, vitamiinide letti, mul tuligi meelde sellepärast minna, et üks sõbranna Tšaumike kirjutas mulle, et ta käis selles suures Selveris. Et need tabletihoidmiskarbid olid mingi midagi eurot nagu hästi soodsad. Ja ta ostis seda kohvikollageeni, mida kohvi peale nagu valgendajaks panna ja talle väga meeldis. Et millal ma kindlasti proovin sellega ära, aga praegu mul on mitu purki neid erinevaid. Nii-öelda veega segamisi omasid, et mulle need tegelikult täitsa meeldivad. Ja suvi tuleb, nad on siuksed värskendavad ka hästi, mida külmemad nad on, seda paremad nad ka tegelikult nagu on. Et suvel ma kujutan, et hommikul jääga. Ideaalne, et vanasti oli kohv esimene asi, mida ma hommikuti jõin, nüüd on esimene asi see kollagen ja ma ootan väga palju sellelt sidrunilaimi omalt. Võt, aga nüüd ma lähen jälle nagu Pärnus tavapärane kõikides kohtades parkimiskohta otsima. Üks päev ma ei saanud töö juurde parkida, parkisin poeparklasse. Võt, aga tšau praegu. Aga kuidagi, ma vaatan, ta ütles, et siin on 2 parkimiskohta, mida see tähendab. Parkimiskoht näiteks. Võib-olla äkki. Kas ta on? Kohvi kollageeni, mida nagu kohvi alla nagu valgend, kohvi peale, et ta ostis seda